kui mul on nüüd aias garaažis või kuuri all herilase pesa, siis loomulikult ma ei taha, et need herilased seal elavad, sest et nad tulevad ja nõelavad mind või nõelavad lapsi või kellelgi aiapea külalistest on äkki allergia. Et kuidas ma nüüd sellest herilase pesast siis lahti saan? Jah, siis täna pakuksin välja aerosooli, mis on siis herilaste ja vapsikute suhtes. Et need pudelid on küll sisult sarnased, aga see on nüüd uus toode, mis on siis tehtud uue korgiga ja teda me saame siis pihustada juba 5 meetri kauguselt, et me ei peaks ise olema siis herilase pesa all, et me saaks siis sutsata. Ja seda ainet me kasutame ainult õhtul, kui herilased on kõik ilusasti pesasse lennanud. Aiapidude suur nuhtlus on sääsed, samuti ka iga aiapidaja, kes aias toimetab, tahaks ikkagi mitte hammustada saada. Mis meil siin nüüd on nende tõrjumiseks välja pakkuda? Jah, kõigepealt näiteks siis aerosoole, et need on alati võimalik taskusse pista ja siis ohutult pidu pidada. Et siin on nüüd selline universaalne, mis on siis sääskede ja puukide vastu aerosool. Ja siin on eraldi siis laste jaoks mõeldud spetsiaalne? Jah, see nüüd on eraldi lastele, mis on siis allergiavaba, võib kasutada nii nahale kui ka riietele. Et seda võib siis kasutada juba alates 6. elukuust. Siis need olid nüüd sellised vahendid, mis on alati hea tasku panna. Kui meil on võimalus kodus kuskil aiapeol kasutada elektrilisi vahendeid, siis on ka välja mõeldud sellised elektrilised sääse- ja kärbsepüüdjad. Ta on nüüd jah, rohkem mõeldud ikkagi ruumidesse, nii kärbsesääskedest tõrjeks. Ja seda jagub siis 60 päevaks ja on siis kaasas eraldi veel saab osta vedelikke siia juurde, mis siis täidetakse ja see pannakse siis vooluvõrku. Ja siis sealt aurustub mingisugune aine, mis need sääsed siis ja kärbsed ajab toast välja või tapab ta nad ära? Hävitab ja peletab siis kärbseid, tõesti jah. Ja üks töötav fumigaator kaitseb sääskide kärbsest kuni 30 ruutmeetrise ala. Ehk siis ühte tuppa võiks panna ühe. Ja sellest siis jätkub 60 päeva. Siis on meil kodus ühed tüütud tegelased on äädikakärbsed, mis ilmuvad siis meil koos puuviljadega. Ja siin on ka selline siis kärbsepüünis ja on siis vedelik, mis valatakse siia püünisesse ja need äädikakärbsed siis kogunevad sinna püünisesse. Nemad siis lähevad selle vedeliku lõhna peale siia sisse ja ei oska pärast välja tulla. Just nii. Ja seda vedelikku, kas ma saan seda ka eraldi osta juurde või siis tuleb iga kord see püünis uuesti nagu omale soetada? Jah, tegelikult Bioliit pakub ka kõiki neid vahendeid eraldi, et me saame siis osta ja ka täita.